Aitäh, Laura, et sa leidsid aega meil siia tulemiseks ja meie disainer olemiseks. Aga mida me siia plakatile kirjutame? Näiteks joonistame. Aga siis joonistame ise väikese. Kas me siia palganumbri ka kirjutame? Ma kirjutamise asja tegin juba ära teile siia ja ma arvan, et päikese võib joonistada ja et teie saate joonistada siis vastavalt seda, mida te ise arvate, mis võiks olla sellel plakatil. Et tule siia Elvise kõrval istuma. Millal teil see kampaania peale hakkab? Sügisel. Et siis tuleb kasutada hästi palju erksaid värve, sest väljas on hästi hall ja sombune. Kuhu te selle veel läheb muidu? See läheb Facebooki ja SOS Lasteküla kodulehele. Siis teeme selle väiksemas formaadis ja paneme bussipeatustesse ja puude külge. Aga kes tahab joonistada siis seda vikerkaart? Mina. Sina saad joonistada sinna üles näiteks vikerkaare. Ja Ei, siia. noh, näiteks. Või siis ega saad siis päikest joonistada, saab joonistada sinna päikse ja sina tahtsid lennukit joonistada. Ma võin linnuga joonistada. Ahah, linnu, okei. Matis, kas sa tahad äkki maja joonistada? Ei, ma tahan Dinosaurust, okei. Lahe. Ja sina saad joonistada siis, mis sa tahad joonistada? Südameid ja lilli. Südameid ja lilli. ühe taimesööja dinosauruse niimoodi. Vetotookus. Mida ema peab tegema? Ema peab lugema toredaid jutte, ema peab aitama õppida, ema peab lohutama ja kuulama. Milline ema peaks olema? Ema peaks oskama nalja teha ja ema peab tahtma emaks saada ja sõber olla. Kas ema peab olema pikk või lühike? Ükskõik. Ükskõik. Missugune ta välja näeb. Igaüks võib olla hea ema. Sellepärast isa kaitseb. Isa peab olema kindlasti peres, sellepärast näiteks kui emal on midagi rasket tassida või mingit remontida, ta ise ei saa ju hakkama. Ja isa, su tugevad käsi on ka vaja.